Tere tulemast Tiiu õhturännakute podcasti, kus on jutuks rahulikud teemad erinevate saatekülalistega. Kes soovib täielikult lõdvestuda ja miks mitte magama jääda, siis teie jaoks on kõige lõpus meditatsioon. Mina olen Eha Kruus ja minuga on täna siin muusik Meelis Punder. Tere Meelis! Tervist! Enamus eestlasi teab sind andeka muusikuna, nii solisti kui pillimehena, et kas sa natuke räägiksid alustuseks oma muusikute eest? No jah, terve elu on mängitud pilli ja lauldud päris varasest noorusest peale ja käisin lastemuusikakoolis Viljandis ja lõpetasin konservatooriumi ja nüüd olen õpetaja, ansambli õpetaja Mubas. Muba töötab nüüd 4. õppeaasta algas peale. Ja paralleelselt on kogu aeg ka esinemas käinud. Mitte enam niisuguse tempoga nagu nooremad käivad, aga nii palju, et piisavalt pinget oleks. Ja nagu sa tead, meie Alma, ansambel Alma, on üks asi, kellega me koos käime korra nädalas ja aeg-ajalt ka esineme, kui kutsutakse. Ja Te käite seal garaažis harjutamas korra nädalas ja siis esinema kutsutakse teid? No, kuidas kuskil on olnud, käisime üks aasta ja nüüd on sellest 2 aastat möödas, kui käisime Valgas aasta lõpu, linna aasta lõpu pallil mängimas, siis Jõgeval oli supifestival, kus me käisime. Siis oli, mõtlen, mis need suuremad asjad on, Löwenruu pargis oli üks kontsert meil, niisugused suuremad asjad. Siis väikseid erapidusid ikka on olnud ja niimoodi. Muidugi me ei pretendeeri praeguste noorte, kuidas öelda, hitimeistritele ja, et igale ühele oma. Nii et hoidke ansambli Alma tegemistel silma peal. Ja. Aga see on üks asi, aga nimetan minevikust neid, kas nüüd on, sa praegu oled ainult Almas, eks, aga sa oled ju olnud väga kuulsates ansamblites. Nimeta ise lihtsalt neid, et inimestel asi kokku viia kõik. No jah, et nagu see lumepall läks veerema nagu suuremalt siis, kui see koosseis, kellega pärast Karamani nime all tuntuks saime, et aga me olime ennem seda, olime Kreuksi kultuuripalees ehk siis Mustpeade majas olime nagu tehnilise kollektiivi Elektra nime all mõne aasta. Ja see sama seltskond sellest hiljem moodustuski Karavan, kuhu siis liitus juurde Karl Madis ja Leila Miller. Leila jättis meid maha mõneks ajaks hiljem ja me tegime siis Kollane allveelaev G oli, mida me tegime ka Karavani ajal koos Ivo Linna ja Jaak Joalaga. Mis veel kuulsad? Mingeid väga kuulsaid kollektiive nagu rohkem ei tulegi meelde. Ma kogu aeg olen nagu ka nii-öelda soolokarjääri teinud. Väga üle 20 aasta Anti Kammistega oleme käinud 2 esinemas. Priit Pihlapiga palju käidud esinemas. Ja nii nagu seal praegusel ajal on ka, kui vaja, siis lähen ja teen ka üksinda. Üks ta kõik, kas siis päris akustiliselt või siis fonogrammide abil või kuidas tarvis on. Aga täna me räägime hoopis teisel teemal. Me räägime sellest, et sa oled loodusraviusku, et sa annad ka meie kuulajatele, vaatajatele siin mõned võib-olla head nipid, vaatame, mis siit tuleb. Aga esimene küsimus sul olekski see, et kas sinu muusikuteel on kuidagi sinu selle loodusraviusuga ka mingi seos või need on 2 täiesti erinevat asja? No võib-olla otsest seost ei ole. Ja niisuke nagu tõsisem huvi oma keha tervishoiu ja toimetuleku suhtes tekkis ikkagi siis, kui juba üle 40 olin. Ja siis hakkasid tulema need päevad, kus siit ja sealt hakkas üks või teine koht haiget tegema.
tunda andma ja siis esimene nagu tõsisem arusaam tekkis siis, kui üks hea tuttav ütles mulle sellise tõetera, et inimesel peab olema nii palju julgust, et ta võtab oma tervise eest vastutuse enda kätte. See tundus alguses hirmuäratav. Kuidas? Tegelikult on see täiesti loogiline ju. Kui sa ise, ega ükski arst ei tea sind aidata, ükskõik kui hea ta on, kui ta ei tea, mismoodi sinu keha käitub, seda sa tead ainult ise. Ehk siis sa pead kogu aeg jälgima ise enda keha reaktsioone, on see siis toit, kas või ilmastik ja meeleolu kõikega. Nagu öeldakse, et kõik haigused on kahe kõrva vahel kinni, osaliselt on see täiesti õige. Et see oli nagu esimene asi, mis nagu raputas sedapidi mõtlemist tööle. Ja teine asi oli, mis kohe sellega sügavalt liitub, on see tõdemus, et keha koosneb 100% sellest, mida sa temale sisse paned. Ühesõnaga, mida sa sööd ja jood. Inimese keha ju kõik rakud uuenevad ju mõne nädalaga, ainult kõik rakud. Ja kui sa terve selle mõne nädala jooksul ei ole söönud midagi sellist, mis sellele kehale annaks jõudu ja vajalikku mineraale ja niisuguseid asju, siis ei ole lootustki, et see keha suudab vastu panna, on need siis infektsioonid või mingid suvalised välisründajad. Ta muutub vastupanu võimetuks, jah. Nagu ilus isegi laulu sisse on see mõte pandud, et minu keha on minu tempel, Rudolf Tobiaseks. Ja et oma keha, kui õpid austama ja kuulama ja siis sa saad juba väga suure töö ise ära teha. Ja inimese organism on imeline. Ta saab praktiliselt kõigest jagu, kui talle selleks võimalus anda. Aga mida sa näiteks, kuidas sa ennast kuulad? Sa ütlesid, et sa paned oma keha märke tähele. Aga mida sa paned oma keha juures tähele? Kas sa näiteks hommikul, kui ärkad, juba hakkad mõtlema, et mis mul nüüd täna, kuidas mul täna on või kuidas need sul tulevad? Mida kuulaja, vaataja peaks nagu siis enda juures tähele panema? Jah, eks see käib 24/7, vahepeal muidugi magad, siis võib-olla ei pane nii palju tähele. Aga näiteks seda, et peale seda, kui sa oled midagi söönud või joonud, et kuidas keha reageerib sellele, kas see sobib talle või see ei sobi. Või kui mingi pole ammu midagi suhu pistnud ja mingi aja pärast tunned, et kuskil on teed kõht natuke teeb haiget või pea läheb paksuks või mida iganes, siis hakkad mõtlema, mis ma täna teinud olen. Aga võib-olla koguni eile, sest see on niisuguse päris väikse viivisega käib, aga see ei ole nii, et nüüd panen suhu ja kohe on reaktsioon. Ei ta ole. Ja sellepärast on see, et kui sa kogu aeg sööd suhkrut ja palju, eks ju, ja suhkur on teadmiseks, kes veel ei tea, ja suhkur tekitab sõltuvust. Ja siis organism nagu nõuab seda suhkrut, aga suhkur on üks põhiline asi, mis põletikke tekitab igal pool. Et kui palju süüa just seda rafineeritud suhkrut eelkõige, siis pole ime, et inimesel on 100 põletikku ja mida aeg edasi ja hullemaks lõpuks on need kroonilised ja see tundub nagu kulunud jutt olevat, aga ikka... Tundub, et ma joon seda Coca-Colat natukene või seda teist ja kolmandat, aga... kui natukene, siis see on... Aga kas sina ise üldse ei tarvita suhkrut või... Ei tarvita ikka, ega ma päris ega ei pääse, sest on igale poole on seda suhkrut sisse pandud, ükskõik mille peale ei tulegi, olgu see leib või mis, eriti kui sa lähed näiteks nii-öelda ühiskondlikku toitlustusasutusse sööma, ma ei tea, kas seal on üldse mõni toit, kuhu suhkrut ei panda sisse. Igale poole pannakse sisse. Inimesed on sellega nii hullusti harjunud, eks. Aga sellepärast ongi kasulikum ka võimalikult rohkem süüa kodus oma valmistatud toitu ja vältida rafineeritud toitu, sest
sealt on nagu kõik hea väljas juba, sealt ei ole midagi jäänud, et siis on organism on sunnitud ehitama oma keha üles sellest, mis on alles jäänud. Aga see kõige väärtuslikum osa, see on sealt välja sõelutud kõik juba. Aga koogitüki võtad, kui pakutakse? Ikka võtan, ega nüüd nii hull ei ole, et ma nüüd üldse ei söö, aga lihtsalt, et ma ei ela hommikust õhtuni sellega, vaata neid inimesi on küll, kes kohe ei saa, muidu kui peavad vähemasti korra päevas istuma ja vähemasti paar kooki ära sööma, eks ju. No võt seda ei saa nagu heaks kiita ja siis pole imet, et ülekaal tuleb ja jälle see sama, siit valutab ja sealt valutab ja ei saa aru, miks valutab ja siis johtakse arsti juurde, et aidake. Aga mis arst teeb? Oota, kust sa valutab teil? Siis tuleb neid tablette võtta. Ja siis nende tablettidega nagu vaigistatakse need närvid, mis valu teevad, vaigistatakse maha. Aga põhjus ei kao kuskile. See põhjus jääb alles. Nii kui see tableti mõju kaob, nii algab kõik otsast peale. Millal sa ise viimati arsti juures käisid? Polikliinikus. Käisin eelmine aasta käisin selle jaoks, et mul oli vaja pedagoogi arsti tõendit vaja pikendada, et ma saaks pedagoogina edasi töötada. See oli tõend. See oli tõend. Aga arsti juures, käisin üleeile hambaarsti juures. Et üks asi on need arstid, kelle juurde jookstakse tabletti saama, mida tänasel päeval ei pea isegi arsti juurde tulema, ju helistad ja õde ütleb, et oota, mis rohutõhtu te tahtsite? Ma olen kuulnud, et nii on. Et ma saadan selle retsepti apteeki ja siis sa lähed, võtad sealt selle rohu ja keegi tunne isegi huvi, mis sul päriselt viga on, eks ju. Ja vaata, siin on jälle, et sa pead ise teadma oma keha, eks, aga nendest keemilistest ravimitest on vähe kasu. Ise asi on seda sorti meditsiin, mis ma nimetan seda tinglikult traumatoloogiaks, mille alla minu meelest kuulub ka hambaravi. Et see on selle, kuhu ei ole vaja mingit tablette ega asju, kus on vaja nagu asja parandada, võiks öelda mehaaniliselt. Operatsiooni teel. Ütleme, et kui mingi õnnetus juhtub, siis ikkagi... Jah, sul on vaja luud kokku lappida ja nii edasi, eks ju. Aga see keemiline ravi, mina seda õigeks ja heaks ei kiida ja on näidanud, et sellest räägitakse järjest laiemalt, et seda on parem, kui seda väldiks. Aga seda sa ikka tead, kes su perearst on? Ei, no ikka tean. Ikka tead, jah? Ja mul tuli isegi praegu meelde nimi, aga mul ei ole tõesti tema juurde kaua aega asja olnud. Sest saadik, kui ma hakkasin nagu sügavuti tervisele lähenema, sealt saadik, nüüd on viimased aastad, ma olen käinud hoopis homeopaadi juures. Ja seda pidi, kuna tema on nagu looduslähedane ja olgem aus, seda nimetatakse meil alternatiivraviks. Tegelikkuses homeopaatia on olnud palju aega ennem seda olemas, kui tekkis see nii-öelda traditsiooniline meditsiin, mis on püüdnud nagu oma koha homeopaatia asemele sättida, aga tundub, et aeg on teinud oma töö ja jälle see loodusravi poole pöördumine on ikka üsna lai ja järjest laiem. Ja. Kuidas sa seda homeopaatiat teed või kasutad või mille vastu või? No see on ka põletikud, kui on midagi ei ole teha, ega ma olen ikkagi piisavalt eakas, ega ei ole selles vanuses vist kedagi, kes oleks absoluutselt terve, nagu ütleb see vanas. Ütleks siia vahele su vanus ära? Ma olen 70. eluaasta künnisel. Ja alates 40-ndatest oled sa nagu nii-öelda ise ravimise teel? No tasapisi, step by step. Et need teadmised ei tule üle, aga lihtsalt kui hakkad selle vastu huvi tundma, siis tasapisi jõuab igasugune selle laadne informatsioon sinu juurde tee ja nii see asi läheb. Nii ja see homeopaatia, et kui tihti või mis sa teed või regulaarselt? See ei ole, kuidas nüüd regulaarselt? Ma lihtsalt käin aega, et jah, ma olen võtnud sealt nagu
mõningaid loodustooteid vastavalt sellele, mis ma tunnen, et mul vaja on, siis olen neid terasid tarvitanud, mis põletikuvastased on ja no võt, homopaatiasse suhtutakse kahjuks sökse nagu tõrjuvalt natukene. Kuidagi üleolevalt, jah. Ja et seal, et mis vahet seal siis on, kas ma söön tablette või söön need terakesi, võtta suur vahe on. Terakesed, kui nad ka ei lähe täpselt täkkesse ja nad hetkel ei aita, nad ei saa mitte midagi halba teha. Erinevalt tablettidest, mis on lihtsalt keemilised ühendid. Organism peab nüüd nägema hullu vaeva, et sellest keemiast, mis on täiesti organismi võõras, et sellest lahti saada. See ei ole niisama lihtne. Aga ta jah, need terad, need ei tee mitte kõige vähematki ja siis niisugused looduslikul teel purki pandud, on need siis vitamiinid või toidulisandid ja kas noh. Aga sa neid ostad apteegist või kusagilt looduspoest? No ma olen need samamoodi homopaadi juures saanud, aga apteegist saab neid ka ja looduspoest saab aga ma üldiselt väga vähe tarvitan. Siin on ka veel see arusaam, milleni mina olen jõudnud, et kui sa suhteliselt tervislikult toitud, sööd palju toorest toitu. Ma pakun, et mingi üle 10 aasta, 15 aastat on hommikusöögiks olnud alati salat. Mida ma ise teen, lõigun erinevatest asjadest kokku, toores salat, kilo võileib ja tass espresso kohvi. Mis sul praegugi siin on? See, mis mul on praegugi, jah. Ja ühesõnaga, kuhu ma tahtsin jõuda, on see, et kui tarvitad võimalikult väärtuslikku toitu, siis organism on võimeline tegelikult kõik temale vajalikud toitained sünteesima sellest. Aga kui sa toitud ainult Coca-Colast ja burgerist, sealt ei tule neid asju, millest seda sünteesida. Mida su organismil vaja on ja millest ta saaks teha midagi. Aga Coca-Cola kohta nii palju, et ja mitte ainult Coca-Cola, vaid see on vana, ma tea, šamaanide või indiaanlaste või tõetera oli ka see, et kui inimene on tugev nii füüsiliselt kui ka vaimselt, see on muidu juba tipp, eks ju, siis ta võib ka mürki tarvitada, ilma et seda midagi teeks. Organism tõukab selle lihtsalt kohe ära. Aga miks peaks mürki tarvitama? No jah. Lihtsalt teoreetiline küsimus. See oli see äärmuslik näide selle kohta, et kui sa vahest jood seda Coca-Colat, organism ei võta seda asja tõsiselt ja see väljub sealt sama teed ja kogu lugu. Aga kui sa harjutad organismi Coca-Colast toituma, see on kehvem lugu. Aga mis loodusravi meetodeid sa veel kasutad? No organismi puhastamine aeg-ajalt. See nüüd on jälle see natuke teoreetilist poolt. Organismil on selline huvitav, inimese organismil selline huvitav, või küllap ka loomadel, et selline omadus, et ta aeg-ajalt puhastab ennast ise. Tekib iseeneslik puhastus. Ehk siis see on see, mis on näiteks kevadeti, sügiseti või talvelgi või on enamasti selle pööripäeva paiku, kui inimene jääb nii-öelda haigestub. Tal tekib palavik, võib-olla peavalu, nohu, köha, kõik värk. See on see sama loomulik puhastumine, mis on nüüd mitmeid kuid, on inimene endale sisse igasugu asju olnud, aga seal on need jäägid, mis on kuidagi jäänud sinna, nendest nüüd tuleb lahti saada. Ja see ei ole nagu selles mõttes haigus, et nüüd on õudne, nüüd on surm silmaga näha. Kaugel sellest. Üldse vaata aru saama haigusest kui sellisest. Kui sul kuskil valutama hakkab, see tähendab, et organism annab märku, et kuule, nüüd on midagi kuskil pahasti. See ei tähenda seda, et kui sul näiteks hakkab käsi valutama või et see käsi on haige. Ei ole, näiteks hea näide on, minu emal oli ka sammaspoolik.
kui sa seda ravid mingi salvi või asjaga, see on mitte mingit tolku, see võib korraks. See sammaspooliks on siis mingi lööve kuskil? See on nagu rohkem närvihaigus. See haigus vist on rohkem hoopis 2 kõrva vahel. Ja nii nagu paljud haigused, aga ja see on kõige asjata ei öelda, et kui sul on nohu, siis vaata varba vahele Vietnami salvi või. Ja sest vaata, organism on tervik. Ja see, et ühest kohast näitab, et nüüd on pahasti, siis seda asja saab mõjutada hoopis teisest kohast, eks. Ja see on, siis oli üks teine teave oli, et tegelikult kogu tervis koosneb, on nagu ka vibratsioon, eks. Ja kui inimene, kogu keha vibreerib harmooniliselt, siis tal ei valuta kuskil, tal on kõik hästi, tal on pea selge. Kui kuskil hakkab tekkima mingi viga, see tähendab, et mingi koht ei vibreeri nii, nagu kogu keha vibreerib. See rikub harmoonia ära, tekib dissonants. Ma ütleks selle peale, et see on nii keeruline, et mul on lihtsalt minna arsti juurde. No vat, siis on... Ma ei saa sellest vibratsioonist midagi aru, mis mul toimub. Kirjutab sulle hunniku tablette ja... Aga sa ise saad aru sellest vibreerimisest? No, mina jah, kuna ma olen sellega aastaid nagu kokku puutunud teadlikult, siis ma saan sellest aru, jah. Et, aga viirused on nagu arvutis, see on tarkvarakala. Füüsiliselt pole viiruseid mitte ükski teadlane suutnud näha. See on lihtsalt, arvutis on ta seal tarkvarakala, tarkvararike, eks inimese jaoks on ta samamoodi, käib teadvuse kaudu, meedia kaudu ja väga lihtne on inimest uskuma panna. Inimene võib ennast terveks või tervemaks mõelda, aga võib ka ennast väga haigeks mõelda. Et on ju neid depressiivseid inimesi, kes istuvad ja kõigutavad, ma olen õnnetu, ja ta ongi õnnetu. Tal ei lähe ükski asi hästi. Sest ta kogu aeg nagu programmeerib ennast, et ma olen õnnetu. No, nii see on. Et üks väga lihtne asi on, mida saab iga inimene teha kogu aeg, et ennast nagu selles mõttes kontrollida, mis muudab ka oma tervise paremaks. Katsu endale lahke nägu ette teha ja selg sirgu lüüa. Ja lööme seljad sirgu. Lööme seljad sirgu ja teeme lahke näo otsa ja vaatad igale ühele lahkelt otsa ja nad hakkavad sulle samamoodi otsa vaatama. See käib väga lihtsalt, see käib sinu enda kaudu. See on täitsa tõsi. Väga tore mõte tegelikult. Jah, et võib-olla on endalgi sugust kogemust. On. Ma usun, et paljudel on, et ja. See enda kõigutamine, nagu sa ütlesid niimoodi, see on kõige hullem asi, mis üldse olla saab. Ja. See on tohutu. Ja väga kurb on ja kahju neist inimestest. Aga aitäh sulle, et meie aeg hakkab otsa saama, aga kas sa ütleksid lõppu veel ühe sellise asja siis inimestele, millest me äkki veel täna ei jõudnud rääkida, aga mida nad saaks oma tervise jaoks teha kas või täna õhtul näiteks? Seesama mõtlemine, positiivne mõtlemine. Muidugi, kui sa õhtul tuled ja väsinud oled ja see, praegu on see reklaam, alkoholi reklaam, septembris me ei joo. Olgem aus, see mõjub tagurpidi. See tuletab sulle meelde, et ei tea, kas ma ikka olen ostnud, kas mul on seal kapis midagi. See on nagu need alkoholitootjad müüvad ja toodavad ja reklaamivad neid ilma alkoholita jooke. Tegelikult nad teevad sellega endale. Need näevad täpselt samasugused välja nagu need analoogtooted alkoholiga. Aga tuju ei lähe tegelikult alkoholiga paremaks. Kuidas võib-olla hetkeks tekitab selle illusiooni, et alkohol saab olla ravim küll, aga väga väikeses koguses. See peab olema väga puhas, kange, parem kui see on viin, kui see ei ole mitte mingeid lisandeid. Ja sõrm kübara täis korraga. Siis ta on ravim. Aga juba kui rohkem on, siis ta enam ravim ei ole. Jah, siis ta muutub juba vaikselt mürgiks. No, siis ta muutub mürgiks, jah, ja ta lihtsalt kurnab tervist. Ta võtab palju energiat ära, ta ei anna. Ta korraks tundub, et oi. Aga järgmisel hetkel oled sa täitsa soss omadega. Ja ta mõtlemisele ja sellele tunnetusele mõjub väga raskelt.
aga see oli hea nõuanne, aitäh et sulle. Positiivsed, olgem positiivsed, aitäh sulle, Meelis Punder, selle toreda jutuajamise eest ja teile vaatajad soovitan veel jääda kuulama meie lõpuminutite meditatsiooni, mis räägib samuti loodusravi tervendavast mõjust. Aitäh! Võid nüüd end mugavalt sisse seada. Leia endale asend, kus tunned end hoituna ja rahulikuna. Kui soovid, sule silmad. Too tähelepanu oma hingamisele. Hinga sügavalt sisse ja aeglaselt välja. Luba endale korraks unustada kõik see, mis jäi päevast selja taha. Praegu ei ole vaja midagi teha, kuhugi minna ega midagi lahendada. Oled ainult sina, sinu hingamine ja see hetk. Iga sissehingamine toob sinusse värskust. Iga väljahingamine vabastab sind pingest. Kujutle nüüd, et seisad kusagil iidse metsa serval. Sammud aeglaselt edasi. Jalge all on pehme samblavaip, mis annab su sammudele kerguse. Astud läbi roheluse ja hingad puhast, pisut vaigulõhnalist õhku. Tajud, kuidas see on täis rahu. Astud mööda metsarada edasi. Sinu ümber on kõrged puud, mille juured ulatuvad sügavale maa sisse, ammutades sealt jõudu ja tasakaalu. Nad on näinud sajandeid ja jäävad ka pärast sind veel kauaks kasvama. Võid hetkeks ette kujutada, et ka sina oled nagu see puu. Tugevate juurtega, samas paindlik ja elujõuline. Metsas on elu ja tervendavat energiat. Sa kuuled lindude laulu kauguses ja märkad, kuidas okste vahelt langeb maapinnale pehme valguse kiir. Iga päikeselaik, tuuleõhk ja lehtede kahin puudel oleks siin justkui ainult selleks, et sind tervendada ja sind toetades sinu kõrval olla. Loodus ongi ju alati olnud meie kõrval. Inimkond on ammustest aegadest otsinud leevendust ja tasakaalu just siit. Taimedest, veest, päikesest ja maapinnast. Kui hing on olnud rahutu, on jalutuskäik metsas toonud meelerahu. Kui keha on väsinud, on tass soo ja taimeteed aidanud taastuda. Kui südames on kurb, on päikesekiir või linnulaul toonud jälle lootust. Kujutle, et sul on võimalus võtta endasse kogu see rahu ja vägi. Iga kord, kui hingad sisse, tunned, kuidas värske õhk täidab sind kergusega. Ja iga kord, kui hingad välja, annad loodusele tagasi kõik, mida sa enam ei vaja. Pinge, mure, üleliigse raskuse. Kui soovid, võid mõelda mõnele looduse kingitusele, mis on sind elus toetanud. Ehk meenub sulle taim, mis on toonud tervendust. Või hetk päikese all, mis on andnud uut jõudu.
või rahulik õhtu vee ääres, mis on õpetanud ärevusest lahti laskma. Kõik need kogemused on sinus olemas ja jäävad sind alati saatma. Vahetan. Loodus on olnud inimeste kaaslane kogu aeg ja on seda igavesti. Ravimtaimed, puhas vesi, päikesevalgus ja värske õhk on meid alati toetanud. Võid hetkeks mõelda, milline looduse vägi on sind elus aidanud. Jää hetkeks vaikusesse ja tunneta seda rahu. Looduse rütm on aeglane ja kindel. Sinugi hingamine on nüüd rahulik ja ühtlane. Sa ei pea pingutama. Sa oledki juba selle rütmiga kooskõlas. Loodus on sinuga igal hetkel. Kui vajad rahu, piisab, kui kuulad tuult. Astud rohelisele murule või vaatad taevasse. Ka kõige väiksem looduse puudutus, olgu see üks värske leht, piisk vett või soe päikesekiir, võib tuua tagasi tasakaalu. Tee veel üks sügav sisse, välja hingamine. Nii tekib sinu ja looduse vahele harmoonia. Lihtne, aga võimas side. Tunneta, kuidas rahu ja kergus jäävad sinuga. Ja kui oled valmis, võid suikuda rahulikku unne, jäädes endaga kandma teadmist, et loodus on alati sinu kõrval. Sealt leiad alati rahu, jõudu ja tervendust.